3. peatükk. Elu pagasiruumis. Peaksin nüüd vist selgitama, miks ma olen lennujaama lutikas. Eks ma elan siin ja passis seisab niisamuti, aga see on ainult seetõttu, et onu Anton käskis ametniku lutikal niimoodi kirjutada. Kirjutage lennujaama lutikas, dikteeris ta ametnikule. 2 N-i ja 2 A-ga. Kirjavigu onu Anton ei salli. Aga tegelikult olin ma lennujaama lutikas juba sündides. Asi on nii. Ma olen lennujaama lutikas, sest minu vanemad, vanavanemad ja vana-vana-vanemad elasid samuti lennujaamas. Nad olid samasugused nagu meie, lihtsalt vähem taibukad. See-eest käisid vanad lutikad ringi lahtiste silmadega ja jätsid kõik täpselt meelde. Nad tundsid paremini lõhnu ja loodust, oskasid ilma ennustada ja tomateid väetada. Ainult lugemise ja arvutamisega olid lood hapud. Õnneks leidus igas põlvkonnas ka lutikas, kes oskas arvutada või prantsuse keelt. Selline lutikas pandi kohe kõrvale ja paluti tal kiiresti paljuneda. Ja tema munadest sündisid pojad, kes oskasid juba nii arvutada kui ka prantsuse keelt ja mängisid lisaks jumalikult viiulit. Nende pojad oskasid isegi veel rohkem. Sellise asja nimi on liigiaretus ja minu liik on juba päris hea. Sellepärast ütleski onu Anton mind nähes, et ma olen andekas. No vaat on selline liik. Meil on see arenemise asi täpselt paika pandud, seletas onu Anton tookord. Kõigepealt õpetame meie teid ja pärastpoole vaatate ise edasi. Vanemaid tasub alati kuulata. Onu kratsis kukalt. Peaaegu alati, lisas ta. Vanaisa Johannese juttu ära väga tõsiselt võta. Tuule tõmbusest ei saa sügelisi ja lennujaama kohvikus ei ela põhjakonn. Seal elavad hoopis prussakad ja neisse suhtume me austusega, aga valvsalt. See oli esimene onu Antoni paljudest õppetundidest. Sa oled kindlasti mõelnud, kes sind välja munes, muheles ta ühel teisel korral. Tead, Ludvig, ega me siin väga täpselt järge pea. Sa oled meie kõigi poja ja kutsugi meid lihtsalt onudeks ja tädideks. Vanemad lutikad on vanaisad ja vanaemad. Meil on kõik ühine. Onu Anton patsutas mu pead ja noogutas rahulolevalt. Ühine on ka meie elukoht. Isegi vanaisa Johannes ei mäleta, millal me lennujaama kolisime. Aga nagu ütleb lutikate vanasõna, kus on üks, sinna tuleb juurde. Meid tuli ka. Nüüd elamegi sõbralikult üheskoos ja kiusu ei aja. Kui kellelgi on paha tuju või kõhuvalu, siis koguneme ta ümber ja kallistame. Kallistus on kõige parem rohi. Väga heale sõbrale võib anda ka musi. Muide, me oleme oma elukoha üle väga uhked, sest see pole sugugi mõni tavaline maja. Meie lennujaam on vana ja väärikas. See olevat siin seisnud juba enne lutikaid, mis on ju ilmvõimatu, aga nii räägitakse. Hindamatu kultuuripärand ja vana arhitektuuripärl, ütleb onu Anton. Auklik lobutik, see pagana tõmbetuul paneb mu kondid valutama, kaebleb vanaisa Johannes. Vana jah, aga kord on majas, tähendab Vello. Neil kõigil on õigus, sest sissepääsu kohal seisab niisamuti. Vana lennujaam. Isegi nimi on selline. Las ta siis olla vana. Meile meeldib. Elu on ilus. 4. peatükk. Saabub salapärane kast. Inimesed arvavad, et lennujaamad on hingeta ja tüütud kohad, aga meil on pagasiruumis küll väga mõnus elu. Hommikupoolikuti me tavaliselt pikutame ja laiskleme. Vahel räägib vanaisa Johannes lutika muinasjutte, teinekord õpetab Vello meid kuuseaukastega vehklema. Kõige parem aeg algab õhtupoolikuti, kui tuuakse värskeid kohvreid. Ametlikult kutsuvad inimesed neid kadunud kohvriteks. Meie meelest on see väga kummaline, sest ise nad need meile ju tõid. Oleme mitu korda arutanud, et inimesed võiksid meilt nõu küsida, kui juhtub meelest ära minema. Iga lutikas teab, kus on kadunud kohvrid. Pagasiruumis muidugi. Ise te tõite. Avamistseremoonia algab õhtuti kell 8 ja nii oli see ka täna. Ronisime koos seinale ja alustasime lutika palvest. Püha isa lutikas, kes sa oled taevas, õnnistatud olgu sinu nimi, no ja nii edasi kuni lõpuni välja.
et jätkuks ikka saagiõnne ja prisket lutikaelu. Vahel laulame koos mõne laulu ka. Vanaisa Johannese lemmik räägib näiteks sellest, kuidas püha isa Lutikas tuleb taevast ülevalt ja toob kõigile eriti huvitavaid kohvreid. Me oleme tublid viisipidajad. Laulu järel ronib päeva korrapidaja lakke kohvreid lugema. Täna oli selles ametis mu sõbranna Loore, kel oli arvutamine väga kenasti käpas. Numbrid märkis Loore lutikate logiraamatusse. Me pidasime seda uhkusega juba aastakümneid. Kui teid huvitab, mitu kohvrit saabus lennujaama 1939. aasta 21. augustil ja kas Moskvasse lennanud härra von Rippendropil ka triibulisi trussikuid kaasas oli, võiksime selle teie jaoks otse kohe järele vaadata. Kuigi inimesed väidavad vastupidist, armastame me väga korda. Natuke hallitust ja mädanenud õunakoori toanurgas pole muidugi mingi korralagedus. Häbiasi on hoopis pilla-palla raamatupidamine. Lutikatel selliseid muresid pole. Majapidamine on meil alati jonksus. Loetud sõbrad, lennake peale, hõikas Loore laajalt. Seda ei tulnud tal 2 korda öelda. Sööstsime kohvrite kallale. Teil Loored on ikka vedanud, tähendas vanaisa Johannes. Minu vanaisa mäletas veel selgesti aegu, mil inimesed libedate nahkkohvritega reisisid. Rasked, libedad ja mitte ühtegi auku. Vaat sellistesse ronimine oli tõeline nuhtlus, heietas Johannes. Aga need tänapäeva kotid, need on ju nii jõukohased, ka rinnalapsele. Vanaisa ohkas veel kord ja puges pea ees riidest kohvrisse. Järgnesime talle viisakas rivis. Täna oli noos eriti rikkalik. Londoni Heathrow's oli tehtud viga ja saadetud meile terve koorma täis võõra lennujaama pagasit. Ronisime Loorega just ühte kollasesse kotti, kui ta äkki paigale tardus. Ludvig, sosistas Loore ja piidles ehmunult ümbrust. Kas sa kuuled? Ma ei kuulnud. Vaatasin üle õla ja teritasin oma väikeseid lutikakõrvu, aga ei kuulnud midagi. Loore vilkses pilgu seina ääres seisvale kastile ja köhatas palju tähendavalt. Kuulatasin veel kord. Ja nüüd ma kuulsin, kastist kostis urinat. Sul on õigus, sosistasin ma Loorele ja haarasin sõbrannal käest. Hiilisime tasakesi salapärase kasti poole, et seda lähemalt uurida. Oli õudne, aga põnev ka. Iga lutikas teab, et pakid teevad vahel häält. Kommipaberite kogu ja kohver krõbiseb ja kellassepa oma tiksub, aga urisev kast oli meie jaoks täiesti uus asi. Mis sa arvad, kes seal uriseb? Sosistas Loore säravate silmadega ja piidles kasti nii vasakult kui ka paremalt. Me võiksime ju küsida, arvasin mina. Kui ta uriseb, siis oskab ta vahest meiega ka rääkida. Hea mõte, noogutas Loore. Küsime. Sibasime uriseva kasti äärde ja koputasime. Urin lakkas. Loore pilgutas mulle julgustavalt silma. Köhatasin hääle puhtaks ja hüüdsin. Tere, me oleme lennujaama lutikad Ludvig ja Loore. Teate, teie kast saabus just meie pessa. Kes te seal kasti sees olete? Keegi ei vastanud. Ootasime ja koputasime veel kord. Kuulatasime seekord eriti tähelepanelikult. Lõpuks ometi kostis kastist kraapimist. Ja siis ütles keegi tasakesi väga häbeliku häälega. Siin ei ole kedagi. Mismoodi ei ole, sosistas Loore. Keegi on kastis ja räägib. No, mismoodi ei ole, kordasin ma sõbranna eeskujul. Te ju urisesite. Ei urisenud, vastas kast jonnakalt. Ainult porisesin natuke. Siin sees on hirmus kitsas. Aga kui kastis pole kedagi, kes seal siis poriseb? Ei andnud Loore alla. Kastis jäi vaikseks. Lõpuks vastas keegi kurvalt ohates. Siin on võib-olla ainult üks taksikoer Robi. Kas te laseksite mind palun välja?
Loore naeratas võidukalt. Elus ja porisev koer. Sellist asja polnud lennujaama pagasiruumis enne nähtud. Tormasime kasti kallale.